Nii, ja tere tulemast sulle siis täna meie webinarile. Ja see on mul nüüd teine kord sellel teemal webinari teha ja eelmine kord oli siis eelmise aasta lõpus ja anna mulle teada, kas sa eelmisel korral ka kohal olid. Sellepärast eelmine kord kahjuks meil salvestus ei õnnestunud, aga hea uudis on see, et esmaspäeval läheb eelmise korra audio üles kiireelumuutuse podcasti, nii et kui see teema sind huvitab, siis mine kuula üle, sest täna ma räägin natuke teistsugust juttu kui eelmine kord, jah. Nii et miks see jutt muutub, sellepärast osalejad muutuvad ja küsimused muutuvad ja kõik see muutub, nii et kindlasti vaata podcasti, sa leiad heidiplumberg.ee kaldkriips podcast on ju, et mine vaata, koduleheküljel leiad ka podcasti üles heidiplumberg.ee on ju. Nii et mine vaata iga nädal uus episood, nii et head kuulamist. Aga täna ma siis tänan ka, kui sa siin otse oled, siis täna ma teen teiega läbi ka ähm, naine oma keskmes meditatsiooni siin, nii et ma loodan, et jõuad sinnani ära olla, kus ma jõuan selle sinuga koos valmis teha otseosalejatele ja saad selle boonusena siis ka lõpus endale, kui sa siin otse osaled. Teinekord aga julgelt siis see on tänuks sulle, et sa siin kaamera sisse paned ja siis ma jagan seda sinuga siis ka pärast salvestusena, selleks kirjuta mulle, et kui sa olid siin kohal. Nii et kindlasti pane sisse ennast, siis kõik, kes siin täna kohal on, saavad selle ligipääsu endale. Nii, aga alustame siis tänast webinari ja tõesti, meil on tõesti väga kaunid slaidid, mis Lilli meile juba detsembris tegi, aga mida ma kahjuks jagada ei saanud, nii et need täna siis on sul võimalik nendest osa saada. Ja nad on siis tõesti tasakaalus naise 3 saladust. Ja tasakaal on tõesti selline asi, mida sa kuskilt tasuta ega mingi raha eest osta ei saa. See on ikka see, mille sa iseenda sees üles leiad. Ja see võib võtta aastaid, et jõuda sinna tasakaalu, nii et võib-olla sa ühel hetkel mõtled, sa olid tasakaalus, aga see tasakaal kadus kuskile ära, siis tegelikult täna ma jagan sellised saladused, mis ei kao ära, jah, mis ei kao ära siis. Ja, ja alateemad on siis emotsionaalne harmoonia, viljakus, sellepärast et ma olen nüüd viljakuse coach, jah Marisha Pieri poolt treenitud ja ma räägin ka heaolust menopausis ehk siis see üleminek iga naistele, et mis on see eelmenopaus või järelmenopaus, mis on need uskumused, mis siin mängivad rolli. Ja kui sa oled minuga töötanud või minu podcast'i kuulanud või webinaridel osalenud, siis sa tead, et ma räägin hästi palju siis üldse sellest, kuidas meie uskumused seda mõjutavad ja kuidas, mis need õiged uskumused on, kuidas neid õigeid uskumusi endale saada, kuidas seda kõike oma ellu tuua, nii et julgelt võid panna ka kaamera sisse. Nii et kes ma olen siis terapeut, äricoach, mentor, 4 lapse ema. Olen abielus Levisega siin olnud üle 20 aasta. Klienditööd teinud 15 aastat. Nii et ma olen igal aastal päris palju üks-ühele kliente, kellega ma töötan. Ja need kliendid on mul siis läbi Zoomi enamasti, kuigi mul on ka Tartus on ka väike selline kontor aparaaditehases, nii et on võimalik ka päris minuga ühes ruumis tööd teha. Ja üle 25 aasta olen siis ettevõtluses. Ja minu põhiasõnum on siis inimestele, et läbi alateadvuse on võimalik kõiki asju muuta. Nii et see on väga oluline sõnum sulle täna juba kaasa võtta ka, et ükskõik kus sa oled, siis neid asju saab muuta ja peabki muutma, kui on valesti. Julgelt pane kaamerad sisse, mikrofonid jäta välja, siis ei tule krõbinaid, on ju. Ehk siis meie keha on siis väga-väga võimas ja sinu võimas keha saadab kogu aeg sulle siis erinevaid tundeid. Ja mida rohkem sa seda tunnet või seda sõnumit kätte ei saa või ignoreerid, seda tugevamaks see sõnum läheb kuni valuni välja. Et krooniline valu on ju, kõik sellised asjad, see on pidev sõnumi saatmine, nii-öelda proovib sulle kogu aeg morset sõnumit saata, aga sa aru ei saa, siis sa oled täna väga õiges kohas, sellepärast et mina olengi spetsialist neid sõnumeid lahti häkkimast
ja tihti seal sõnumite lahti häkkimine on seotud pisaratega, kurbusega, madalate emotsioonidega. nii et täna ka, kui sa siin webinaril oled, võta endale vesi kõrvale, võta endale taskurätikud kõrvale, sest kui hakkavad pisarad tulema, kui tuleb mingi selline tunne kuskilt üles, mida sa isegi ei teadnud, siis see on väga hea märk. jah, see ei ole üldse halb märk, see on väga hea märk, kirjuta mulle chatis, kui seda juhtub, sellepärast et see näitab, et me oleme midagi sinu sees puudutanud ja liigutanud. Milles siis ongi, milles naistel siis kõige rohkem see välja lööb, siis on ju naistel on ju, eks ole, meil on oma asjad, mida meestel ei ole, on ju, ja millega siis see meie keha räägib meiega siis, et me ei ole tasakaalus, jah. ongi eelkõige meie tsükkel, kuidas tsükkel käib, kui tihedalt ta käib, kui regulaarselt ta käib, rasked päevad, mul on väga palju kliente juba, mul endal ei ole kunagi raskeid päevi olnud, ma ütlen seda ka teile, et minu suur esimene kokkupuude oli raskete päevadega, kui ma olin peale gümnaasiumit õppisin Soomes, Lapin opistos, Lapimaal ja minu toakaaslasel olid siis väga rasked päevad tüdrukul. nii et iga kord olid väga kanged valuvaigistid, ta ei käinud koolis, ta nuttis. See oli esimene kord, kui ma üldse nägin, kui rasked võivad päevad olla. Ja tegelikult päevad ei tohiks olla valulised, päevad ei tohiks olla keerulised. Need on kõik näitavad, et seal on uskumusi, mis on vaja muuta. Seal on teemasid, mis lähevad hullemaks ajapikku. nii et juba selline asi, et kui on kuskil päevadega teemad, siis kiiresti tööd tuleb nendega teha, sellepärast et see asi läheb hullemaks. Ja öeldakse võib-olla, et peale lapse sündi läheb kõik ära ja asjad, aga tegelikult ei pruugi, on ju, nii et ei ole mõtet vaevuda sellepärast, ega sellepärast ka emaks saada, on ju, et päevad on rasked. Viljakud ei toimi nii, nagu ootaksid, et see on kõige rohkem, et naised vanuses 40 avastavad, et vot ei saa enam nii kiiresti, kui esimene kord võib-olla rasedaks jääda või ei ole üldse jäänud, on ju, rasedaks, siis on see viljakuse ravi ja kõik, et tegelikult viljakuse ravi toimib ka läbi uskumuste. mul on ka sellised programmid, et kuidas beebiootele jääda, väga palju beebisid on läbi minu sündinud, on ju. ja, ja loomulikult siis menopaus ja perimenopausi tundemärgid, ehk mis siis on see eelmenopaus, öeldakse juba 10 aastat enne seda menopausi hakkavad mingid asjad toimima. jälle uskumused hakkavad mängima, on ju, aeg saab läbi, on ju, kõik sellised liivakella asjad, on ju, mis tekitavad kehas igasuguseid probleeme unehäireteni välja, jah. Ja väga hea on, tänapäeval on igasugused toredad nutiseaded, mis sul on võimalik täiesti track ida oma und, on ju, millises faasis see uni on, kui palju sul REM-und on, kõiki selliseid asju, mis räägivad, tegelikult sinu keha räägib ja siis, kui sa ühel hetkel hakkad vaatama, et vau, et mul on REM-und ainult siin, ma ei tea, 7 minutit öösel või midagi sellist, et see on kõik sinu keha jälle sõnumid. Ja mis see sõnum siis üldine olukord on, siis tegelikult see kehas ja meeles on pinge, on ju, inimesed on rahulolematud, raske on olla, valus on olla isegi, on ju. nii et need on siis need märgid kõik, et kuidas see keha proovib sulle seda kommunikeerida, et sa ei tea neid 3 saladust. ja, ja see tõesti ka ei ole kõige huvitavam asi on see, et tegelikult ei olegi just sinuga endaga midagi valesti, lihtsalt sinu keha tahab sind kaitsta, ta tahab sind suunata õigesse voolu, et me alati loodus on ju tahab minna õigesse rutiini tagasi, on ju. su keha alati proovib paraneda, on ju. alati, kui me vigastame, kriimustame oma kätt, siis mingi nädala aja pärast ju on terve, eks ole. jah, ja me teame, et mingid asjad mingi aeg on ju, lähevad ära, on ju, nii et olgu see siis nohu või vistrik näol, on ju. nii et samamoodi siis nende asjadega see keha proovib kogu aeg suunata sind sinna õigesse poolde, et sa hakkaks seda nägema. Ja viljakutsükkel ja menopaus on kõik seotud ühe asjaga, ehk siis emotsionaalne turvatunne kehas, jah. nii et selline turvatunne, et mul on kõik hästi, ma olen hoitud, ma olen turvalises kohas. nii et
Ma ei tea, kas see sind kõnetab, kui sa siin oled otse, et on sinuga olnud mõni selline sümptom, on ju, ja oled võib-olla seda ületanud või tunned praegu, et sul mõni selline sümptom on, siis on see ilmselt seotud turvatundega, nii et sa võid mulle chatis vastata, et kas see sinule kõnetab see asi, jah. Turvatunde puudus siis on ju, ehk siis mingi asi sind häirib või sul on hirm nahas millegipärast on ju. Vaata, kui huvitav lause, sul on hirm ja mitte hirm, vaid hirm nahas on ju, ja öeldakse on ju. Nii et selline asi. Nii et anna mulle teada, kas see kõnetab sind, see emotsionaalne turvatunne on ju. Et kuidas seda siis luua oma ellu, kuidas siis tunda seda emotsionaalset turvatunnet. Anna mulle teada, kas see mind kõnetab, siis ma tean, kas see sind kõnetab, siis ma tean, kui palju ma sellest räägin. Lähme siis ka esimese saladuse juurde. Ja esimene saladus on siis närvisüsteem juhib kõike, on ju. Ehk siis alateadvus juhib kõike, närvisüsteem juhib kõike ja kui su keha on pinges, ei saa ta avaneda, jah. Nii et see pinge läheb kogu aeg hullemaks, kui mingi asi, mis tekitab sulle stressi ja see kogu aeg see stress sul on, siis ta läheb hullemaks, on ju. Kui me kogu aeg osutame seda valule, on ju, siis ja keha ei saa avaneda ja mis siis toimub, ongi see kokkutõmbumine, on ju ja valu, on ju. Ja kui meil on nagu see kokkutõmbumine, siis meil jälle, mis ei toimi meil hästi, on loovus, on ju, igasugused head ideed, asjad. mida rohkem me tunneme seda turvatunnet, et meil on nii-öelda see back-up plaan, on ju, meil on mingi teine plaan selle asjaga. Meil on selgus, on ju, mida me tegema peame. me teame, kuidas see asi laheneb, siis me suudame lõdvestuda, on ju. jah, nii et me võime käia igasugusest imemassaažides igal pool, aga see ikkagi närvisüsteem läheb tagasi sinna, kus ta oli alati, kui need uskumused on sellised. nii et on vaja siis töötada sellega, et su närvisüsteem, et su keha ei oleks pinges, et ta saaks avaneda, et sa saad endale kehale öelda, et sa reguleerid oma närvisüsteemi, et su kehal on turvaline olla, on ju. Jah, ja selleks on väga palju meetodeid, ma ei tea, sa võid mulle chati panna, mida sina kasutad, et närvisüsteemi rahustada. Kui närvisüsteem on stressis, ohurežiimis või pidevas valmisolekus, siis keha pidurdab viljakust, jah. Nii et kõige parem rasedusvastane vahend on stress. Olete kuulnud õige, jah? Sa ei pea mingeid vahendeid kasutama, kui sa oled stressis, sa lihtsalt ei jää rasedaks, jah. Nii et siis keha pidurdab viljakust, on ju, ta ei pane sind lapseootele, kui sa oled stressis. segab tsüklit, tsükkel on ebaregulaarne, on ju. võimendab menopausi sümptomeid, on ju, kõik see keha teeb siis neid asju siis, kui sa võib-olla oled kogenud ka, et kui sa oled stressis, et siis oled uneprobleemid, on ju, naised ütlevad täiskuu, on ju, tegelikult täiskuu ei ole selles süüdi, on lihtsalt see stress, on ju, jah. nii et siis keha ei vali tasakaalu. keha ei vali tasakaalu ka sellepärast, et enne kui ta tunneb ennast turvaliselt, jah, see on oluline ka arusaamine, et keha ei vali seda, oota, nii, jah, keha ei vali seda sellepärast, et see keha on tark meil, on ju. keha on meil väga-väga tark ja keha teab täpselt, mida siis tegema peab. keha teab täpselt, mida tegema peab ja keha teab täpselt, keha on meil väga tark, jah, oled sa, ütle mulle jaa, kui sa saad aru, et su keha on väga tark et tegelikult ka koomas naised sünnitavad väga edukalt, jah, jah. nii et kõik need naised, kes pabistavad, et kuidas ma saan ja kuidas ma oskan, siis koomas naised saavad väga hästi sünnitada. Nad ei ole lihtsalt ühenduses oma hirmudega, eks, jah. nii et selles mõttes väga palju lapsi maailmas sünnib koomasse inimestel, on ju, jah. ja kehal on selline tarkus, et miks me siis pabistame, on ju, jah, miks see hirm on alati seotud siis jälle saatanaga, on ju, selle paha energiaga, on ju, nii et me tegelikult ei peaks, me peaksime usaldama, on ju, kõik on hästi, me peaksime usaldama, et kõik toimib imepäraselt, on ju, ja, ja keha ei vali tegelikult vali tasakaalu enne, kui ta tunneb end turvaliselt, see on hästi oluline ka ja nii et turvalisuses me ei saa ümber ega üle ükskõik mis teemadega, jah.
nii, kas see kõnetab sind, on sulle abiks see arusaamine? Teine saladus on siis, et emotsionaalne tasakaal võrdub hormonaalne tasakaal. Ehk siis, kui sa oled emotsionaalselt tasakaalus, siis ka kogu sinu see hormoonide tasakaal on korras. Ja, nii et kellel on hormonaalsed probleemid, siis tasub üle vaadata just see, et kuidas on tegu sinu emotsioonidega. Nii et kas sul on ärevus, kas on sellised asjad, on ju. Ärevus näitab jälle, et mingid kehasõnumid on kättesaadavad, mingi hingesõnumid on kätte saamata. Nii et nendel kõikidel on sulle sõnumid, erinevatel asjadel, emotsioonidel on sulle sõnumid, erinevatel olukordadel on sulle sõnumid. Nii et need on vaja kätte saada, jah. Siis tulebki see emotsionaalne, hormonaalne tasakaal. Nii et kui seal piisab ainult ühest sõnumist, mida sa ei ole mõistnud, siis oluline on ka siin, et hormoonid ei tööta eraldi, et nad tegelikult reageerivad, me kogu aeg reageerime meie kehas. Emotsioon ei ole mitte midagi muud kui keemiline reaktsioon, on ju? Jah, keemiline reaktsioon, mis kestab 90 sekundit. Jah, sa võid üles kirjutada endale. Iga emotsioon on keemiline reaktsioon sinu kehas. Siis tulevadki need pisarad ja nohu ja siis tuleb mingi kuumalaine tuleb kuskilt, on ju, ja olete kogenud emotsiooni kogedes, jah? Kui sa käisid eelmisel aastal mõnel mu tervenduskõnel, siis sa kindlasti kogu aeg kogesid seda enda pealt, sest me tegime seal kõvasti keemiakatseid. Nii et ütle mulle jaa, kui sa osalesid eelmisel aastal mõnel tervenduskõnel. Nii et hormoonid töötavad siis igasugune stress, allasurutud tunded, süütunne, ärevus, igasugune pikaajaline pinge, jah. Kohe hakkab see emotsioon, kohe see keemiline reaktsioon hakkab, on ju. Lähme näost punaseks, on ju. Ei suuda ennast kontrollida, nutuhood, on ju. Igasugused sellised asjad, nohu hakkab jooksma igal pool, kuigi sul ei ole nohu olnud, on ju. Jah, nina hakkab tilkuma. Et see on kõik siis reageerimine, on ju. Need hormoonid samamoodi reageerivad. Ja kui emotsioonid jäävad kehasse, hakkab keha rääkima sümptomite kaudu, see on hästi oluline. Nii et nagu ma juba mainisin, on ju, et kui sa ei ole seda reaktsiooni ära teinud, siis see hakkab su kehas kuidagi välja paistma siis sümptomina. Jah. Nii et need on vaja siis vaadata, mis sümptomid sul täpselt on ju, ja tuleb nad siis välja lasta, emotsioonide keemiat teha, on ju, keemiakatseid natuke teha, jah. Lähme kolmanda saladuse juurde, jah. Ütle mulle, kui tempo on liiga kiire, on ju, ma võin siin vahele veel lugusid rääkida või midagi iganes, anna teada, kuidas sul läheb. Jõuad märkmeid teha. Alateadvus on hormonaalse süsteemi juhtimiskeskus, jah. Nii et läbi alateadvuse saad sa seda hormonaalset süsteemi juhtida. Ja inimesed, kes seda teavad, oskavad juhtida seda ja õpetada teistele ka, jah. Nii et sa ilmselt tead seda, et sinu mõtted loovad seda, mis siis tuleb, on ju, nii et täpselt, mida sa mõtled, on ju, mis mõte sul on ju, siis kui ta on nagu vale mõte sulle ette antud, on ju, siis tuleb seda mõtet luua rohujuure tasandil, on ju, tuleb muuta seda mõtet, on ju. Oled proovinud seda teha? On sul õnnestunud? Anna teada chatis. Ja alateadvus on meil tegelikult ainult selleks ette nähtud, see alateadvus on, alateadvuse käest ei ole mõtet mingit erilist infot küsida, see alateadvus on sinu andmepank, on ju. Et infot võid küsida üliteadvuselt, on ju, jah, loojalt, jumalalt. Aga alateadvus on selline kinnine nii-öelda, see on nagu kõvaketas sul, jah. Ja ta küsib ainult ühte asja, see alateadvus, kas mul on ohutu ja kui vastus on ei, siis keha hoiab kinni, nii et väga paljudel inimestel, kes tahavad näiteks kaalu langetada, nad võivad teha igasuguseid asju, hakkavad trennis käima, hakkavad teenima, hakkavad sööma õigesti, ikka keha hoiab kinni, on ju, jah. Ja siis ka viljakus pidurdub, jah. Ei, keha võib hoida kinni ka vett näiteks, olete kuulnud, et inimesed lähevad justkui, hoiavad vett kinni. Olete, Purve, sina võib-olla oled haiglas näinud, et inimestel vesi on kuskil kehas, et lastakse vett kuskilt välja. Keha ei lase seda enam välja, jah. Viljakus pidurdub, on ju, et see võib, noh, ongi tegelikult see, et ei jäägi lapse ootele, jah. Proovid, ei jäägi, ei õnnestu ka need kunstviljastamised, on ju, jah.
tsükkel muutub, on ju, absoluutselt, kas täiesti vererohkeks või siis või üldse jääb ära, on ju. Menopaus on raskem, absoluutselt, kõik need öised higistamised, inimesed käivad duši all öösiti, on ju, sest nad on nii palju higistavad, nad trennis higistavad rohkem, premenopausis, kõik sellised asjad, on ju. Et hormoonide töö hakkab väga teistsuguseks minema. Ja kõik see on see ka, et midagi on väga hirmus nende elus ja millegipärast on väga suur mure. Ja siin on ka 3 alateadlikku mustrit, mis hoiavad keha pinges. Nii et sa võid nagu täiesti läbi testida lihastestiga praegu. Minu keha ei tööta õigesti, midagi on minuga valesti. Ma pean ennast parandama, on ju. Nii et ähm, minu keha ei tööta õigesti, näiteks võtame selle uskumuse, et sa võid täiesti testida endal seda, kas sul on see olemas, et minu keha ei tööta õigesti. Minu juurde tulevad tihti kliendid, kes tahavad näiteks kaalu langetada. Mul on, sa võid vaadata, Think Thin on minu see kaalu langetamise programm, thinkthin.ee peaks töötama küll. Ja mis ta siis, mõned inimesed liituvad sinna, aga nad ütlevad, vot ei toimi, jah. Aga neil ongi see uskumus, et minu kehal on midagi viga, ma olengi selline erijuhtum. Mina proovin kõike, aga mitte miski ei toimi. Jah, oled seal kunagi olnud või tead kedagi, kes räägib midagi sellist, et teen kõik õigesti, käin kõik, mitte midagi ei näksi, mitte midagi ei söö valesti, ühtegi kommi suhu ei pane, aga näed, ikka keha teeb mulle jama. Ja see ongi alateadlik muster, jah. Nii et nii kaua, kui nad uskumusi hoiavad, midagi on minuga valesti, ma pean ennast parandama, ma pean paremaks saama, ma pean muutma ennast, jah. Tegelikult tõsi on see, et sa ei ole katki, sul ei ole midagi valesti, jah. Tegelik tõde on see, on ju. Ja testi, kas sul on need uskumused, jah. Keha ei vaja parandamist, ta vajab turvatunnet ja see turvatunne, sest puudub, miks ta ei saa siis seda kõike muutma hakata, kõik ei saa juhtuda, ongi see siis asi. Ja see puudutab nii viljakust, igasugune päevadega seotud muresid, menopausi ja menopausi ja sümptomid on erinevad, aga juur on sageli sama, nii et needsamad inimesed, kellel on probleeme seal valulike päevadega, ühel järgmisel hetkel jõuavad viljakuse probleemide juurde, siis jõuavad perimenopausi probleemide juurde ja siis jõuavad valusa menopausi juurde, onju. Et kogu nende elu on see naiselikkus on selline nagu puue, onju, jah. Ja sellepärast ma lõingi siis kursuse, et ma eelmisel aastal õppisin siin Marisha Peeri programmis, viljakuse programmis ja ma sellist suurt programmi ei tohi teile õpetada, aga sellise väikse programmi, mis on ka väga-väga tõhus, ehk siis emotsionaalne ja viljakuse harmoonia ja viljakuseks valmisolek, sest tegelikult meie viljakus ei lõppe siis, kui sul on, ma ei tea, perimenopaus või menopaus. Tegelikult viljakus peaks kestma sul ikkagi surmani, on ju. Et see ei ole, et sa nüüd ei saa, ma ei tea, keha enam ei tooda sul, et sul ei ole võimalik jääda lapseootele, see ei tähenda, et sa ei peaks viljakas olema. Viljakus on päris hoopis suurem mõiste, jah. Nii et see ei ole seotud tegelikult ainult lapse kandmisega, jah. Ja kursus aitab sul vabastada emotsionaalse pagasi, ehk siis kõik see, mis sa ütledki, ma ütlengi, et vot ei saa kaalu langetada või ongi keeruline või on need naiste probleemid, on ju. Ja kõik, mis on seotud emakaga, munasarjadega, kõik juhadega, see on kõik seotud siis selle kursusega. Ja rahustada närvisüsteemi ja muuta piiravaid uskumusi, sest nagu ma ütlesin, kõik algab ikkagi nendest uskumustest, on ju. Ja taastada sisemine rahu. Et see sisemine rahu on täna hommikul, mul oli üks väga tore klient oli USA-st, jah. Et minu kell 9 hommikul oli tema jaoks kell 11 õhtul USA-s, jah. Aga vaata, kus inimesed on kannatlikud ja on valmis tulema sessioonile. Ja mida tema siis soovis, oligi, temal oli selline lugu. Ma lihtsalt anonüümselt räägin sulle, sest võib-olla on see ka sinu lugu. Et ta ei saanud oma ettevõtlusega areneda, jah. Ta ei saanud oma ettevõtet arendada. Ta oli juba selline vanem proua, ütleks nagu niimoodi, jah. Ja energiatervendaja. Ja ta ütles, et ta ei saa oma ettevõtet arendada,
ja mikspärast ta ei saanud ettevõtet arendada? Sellepärast, et see ei olnud tema jaoks turvaline. Jah. Tema sees miski ütles, et ei, siis ma kaotan oma sisemise rahu ja tasakaalu. Nii palju on teha, ma lähen ärevaks. Jah. Ma lähen raha pärast ärevaks, ma lähen kõikide asjade pärast ärevaks. Ja ma ei saagi mitte midagi teha, ma ei saa mitte ühtegi sammu teha, sellepärast, et siis ma kaotan oma sisemise rõõmu ja tasakaalu. Jah. Nii et vaata, see on selline suurem teema, mida me täna räägime. See ei ole seotud ainult sellega, et sa tahaks nüüd beebit saada. Sest mina ka ei taha beebit saada. Aga ma tahan olla viljakas ja emotsionaalses tasakaalus, on ju, jah. Nii et see on nagu selline suurem teema. Nii et kui sa tahad tulla siia kursusele, siis see kursusel on siis 4 etappi. Ehk ongi siis emotsionaalse pagasi vabastamine, mõtteviisi ümberkujundamine ja alateadvuse lähtestamine ja oma jõu taastamine. Jah. Sest kõik see, kui me oleme stressis, mida see tähendab? See tähendab seda, et me anname ära jõudu. Ja stress on läbipõlemine, ei ole mitte midagi muud, kui sa oled kaua aega teinud midagi, mida sa ei taha teha. On ju? Me saame ainult läbi põleda asjadega, mida me ei taha teha. On ju? Oled kogenud kunagi läbipõlemist või sellist tunnet, jah? Siis sa oled väga kaua lihtsalt tubli olnud. Jah. Aga ma ei taha, et sa tubli oled. Et inimesed küsivad minult, et Heidi, kuidas sina saad nii palju asju teha? Kuidas sa saad need üks päev webinar, teine päev webinar ja asju, ma lihtsalt, mul ei ole midagi, ma lihtsalt väga tahan neid teha. Mul on lihtsalt, see on minu elu missioon, jah. See on minu pärast, mille pealt Jumal mu siia maa peale pani ja ma neid asju teeks, jah. Ma ei tee neid vastu tahtmist, jah. Nii et sinul ka, sa peaksid saama ühenduse sellega, sest me kõik oleme Jumal maa peale pannud selleks, et sa teeksid midagi, mille pärast ta sind siia lõi perfektsena. Sa oled millegi jaoks väga perfektne midagi tegemast. Ja kui sa ei ole veel avastanud, mis asi see on, siis peab selle leidma, on ju. Ja kiiremas korras, see on väga kiire asi leida sul see asi, mille pärast sa maa peale oled pandud. Ja. Sest muidu elu on mõttetu, jah. Nii et vaatame edasi. Nii et see kursus on ka sulle, kui su tsükkel on ebaregulaarne, päevad on rasked või valulikud, sul on mingi enne päevi on siis öeldakse see pärast evolutsiooni on nii-öelda keeruline olla, on ju, ma ei tea, kõik su elukaaslane, abikaasa hoiab pead kinni, et appi, mis on ju, jah. Menopaus tekitab ärevust, kuumahooge või väsimust või unehäireid, on ju, et kõik see asi, kõik see on sinu jaoks. Ja see link on siis ka, et ma jagan seda ka chati, on siis selline siit saad pärast vaadata seda, kui sa kordust vaatad, aga ma panen selle ka, on ju. Ja naise keha ei hakka avanema siis, kui me teda parandame, ta hakkab avanema siis, kui loome talle turvatunde, on ju. Jah, et see on vaja luua see turvatunne sinu energias. Sellepärast, et väga suur oluline asi on see, et isegi kui sul päris elus ei ole seda turvatunnet, siis sinu energias on võimalik seda hoida. Sest meie elus on nii palju stresse, on ju, ma arvan, et sa oled ka oma elus väga paljudes stressirikastes olukordades läbi meelnud, kus ei ole turvatunnet, jah. Nii et praegu ka väga paljud inimesed tegutsevad, neil ei ole turvatunnet, on ju, hirm võib olla nahas ikka, on ju, aga need inimesed tegutsevad. Miks nad tegutsevad? Sellepärast, et nendele sees on turvatunne. Jah, väline maailm võib kokku kukkuda, jah. Aga kui sinu sees on olemas turvatunne, siis ükskõik, mis ümber toimub, siis karavan läheb edasi, jah. Nii et võib-olla see Putin teeb, ma ei tea, mida iganes seal teeb või poliitikud on ju, kus iganes, ründavad keda iganes. Aga kui sinu sees on see turvatunne, siis see ei lähe sulle korda, jah. Jah. Nii et ma ei tea, kas see kõnetab sind, aga sa saad aru, mida ma mõtlen. Anna mul chatis teada. Nii. Ja kui sa täna tundsid äratundmist, siis see ei ole juhus, see tähendab, et su keha on valmis rahuks, mitte pingutuseks. Et kui sa tunned seda äratundmist, et vot ma tahaks sinna liituda, siis kirjuta mulle, leiame võimaluse, et saad seda tulla, jah. Leiame võimaluse, et sa saad tulla siia kursusele. Kas siis osamaksetega või kuidagi teistmoodi, jah. Ja ma loodan, et see webinar andis sulle mõistmise,
päris muutus sünnib siis, kui sa lood turvalise ruumi kehale ja sa töötad alateadvusega järjepidevalt, see ei ole ühekordne sutsakas, see võib olla, et ükskord teed töö ära, aga võib-olla seal on veel midagi, jah. Ja oluline on ka, et sa ei jää oma protsessiga üksi, sul peab olema toetus ja mina pakun sulle seda toetust protsessida koos minuga sellel kursusel. Jah, nii et sina oled Zoomis täpselt nii, nagu me praegu siin oleme, lihtsalt see, et sa võid panna oma mikrofoni kaamera sisse, kui sa tunned turvalisust. Me loome turvalise ruumi kursusel osalejatega, jah. Ja sa ei jää oma protsessiga üksi, sa ei tööta kellegagi, kes on kuskilt võib-olla õppinud, mida ta ei oska nagu kasutada, ta on mures, on ju. Või see inimene siis saab minult tuge, on ju. Jah, oluline on need protsessid ilusti lõpetada, sest poolik protsess on selline tunne, nagu sul oleks lahti naav, jah. Sul oleks nagu lahti naav energias. See on siis naisele, kes soovib viljakust, tasakaalu ja rahulikumat suhet oma kehaga. Jah, tahad saada seda sisemist tasakaalu, sisemist rahu ja rõõmu oma ellu, õnnetunnet oma ellu, jah. Sest keegi teine väljaspoolt ei saa seda õnnetunnet sulle tuua. Ei saa abikaasa, ei saa lapsed, see jääb tulema sinu enda seest. Ja võib-olla sa vaatad, et justkui mu eluga on kõik korras, aga ma ikkagi olen nukrameelne, siis see kursus on sulle. See kursus aitab sul vabastada emotsionaalset pagasi, muuta piiravaid uskumusi, rahustada närvisüsteemi ja taastada sisemine rahu ja tunda end oma kehas turvaliselt. Ja see kursus on ka sulle, kui sa soovid last, sul on päevadega muresid, koged perimenopausi või menopausi või oled emotsionaalselt lihtsalt väsinud, läbi põlenud võib-olla isegi ja tunned, et teie keha ei tee sinuga koostööd. Jah, sina tahad magada, aga keha ei maga, ta ei lähe sügavasse unne näiteks. Pead unerohtusid kasutama, väga paljud inimesed kasutavad unerohtusid, jah. Nii et see ei ole normaalne. Sa liigud samm-sammult läbi 4 etappi, ongi see emotsionaalse pagasi vabastamine, mõtteviisi ümberkujundamine, alateadvuse lähtestamine, oma jõu taastamine. Ja sind toetavad igasugused juhendatud meditatsioonid, uskumuste muutmised, rahulik tempo, see on selline hästi rahulik, turvaline keskkond. Ja sa ei pea seal midagi ise tegema. Jah, mina ja sinu üliteadvus loojaga koos taastame selle algse režiimi, mis tegelikult peaks olema looduse poolt loodud. Ja isegi siis, kui võib-olla sinu emal oli raske menopaus või valusad päevad, ka siis see toimib. Jah. Ja see ei ole kindlasti kiire lahendus, et sa käid ühel kõnel ära ja kohe ongi korras. Seal oleks vaja ikkagi kõik need moodulid minuga kaasa teha või salvestusi vaadata. Ja see ei ole järjekordne tee rohkem programm, ma ei käsi sul minna kuskile kõndima või hakkama su söömiskava vaatama. Me teeme neid sisemisi muutuseid, mille järgi sa võib-olla hakkad neid asju jälle tegema, on ju. Aga see on pigem, et see on selline kursus, millega sa tuled suure mingi to-do listiga ja tegelikult see to-do list kursuse jooksul kaob ära. Nii et ta on selline sügav spirituaalne kursus, ta on selline pehme ja selline keha austav, jah. See ei ole kiirustamine. Ja hind on ta 497 €, nüüd koos käibemaksuga ja see on investeering sinu rahusse. Ja siis ma kohe näitan ka, see on kohe mitme, eks ole ju, kuidas ta toimib siis. Nii et ta toimib siis kohe ma näitan ka müügilehti sulle. Nii et sinu keha ei ole katki, ta ootab, et sa kuulaksid. Nii et see kursusel sa õpid seda keha kuulama, me laseme lahti stresse. Kui sa oled valmis rahuks, tasakaaluks ja koostööks oma kehaga, siis tee on sulle avatud. Ja ma klõpsan korraks siia, ma loodan, et te näete mu lehte, vot siis sa juhtud siia ja siin on siis siin praegu on ainult tervitusvideo sees, aga see kursus nüüd hakkabki jaanuaris pihta. Nii et kui sa tuled sinna, siis me lepime, on 4 nädalat ja 5. nädal on kokkuvõttekõne. Lepime selle aja, et iga nädal on siis uus moodul sinuga koos, nii et
sul on võimalik siin ka öelda, et vot, ma olen kella 5-ni tööl, et palun alustame 5:30 või 6 seda asja. või enamus inimesi on just sellised hommikuinimesed, kes tahavad hommikul teha, et me valime sellise aja, mis on kõikidele nagu sobilik, ma proovin nagu hästi selline keskteed valida. Et võib-olla saame siis sellise aja, ma olen avatud ka tegema neid kõnesid ka näiteks nädalavahetusel, kui siin on tõesti selline asi välja tuleb. Nii et minu huvi oleks koos teiega ära salvestada see kursus ja siin on ka siis on siis võimalik sul siis ka tulla siis peaks olema ka tulla, et kas ühekordse maksega, aga kui sa soovid tulla makseplaaniga, siis sa võid mulle kirjutada, siis me saame sulle ka, võime ka mõelda seda makseplaani siia. Ja, ja tõesti, ma ütlen, et see hind võib-olla tundub sulle kallis, aga kui sa mõtled, kui palju see sulle muutust teeb, siis ma arvan, et see ei ole kallis kursus selles mõttes, et ta teeb su elu palju paremaks. Ja samamoodi, kui sa ise juba nii-öelda oled terapeut või nõustaja teistele, siis sa saad kõike seda ju teisi toetada sellega, on ju. Sa õpid jälle juurde mingeid oskusi, mida mina siis omakorda õppisin Marisha Pieri juures, jah. Nii et selline väga selline tore pakkumine sulle. Nii et ole siis kiire ja anna siis teada, kas sa tahad, sa võid mulle ka meili kirjutada, et vot tahaksin, on ju. Et aga lihtsalt, kas oleks võimalik sellist makseplaani või niipidi, siis leiame sulle loodetavasti lahenduse. Aga nüüd siis teeme siis otseosalejatega siis boonuseks siis naine oma keskmes meditatsiooni. Selle meditatsiooni ja selle webinari ma lisan siis juurde ka juba, kui sa ostad selle kursuse, siis saad seda uuesti vaadata. Ja ma loodan pärast ainult seda webinari ma jagan ka siis kordus nendele siis, kes on siin kirja pandud, siis ma lubasin, on ju, aga ma loodan, et sa said siit endale kaasa võtta. Ma korra vaatan ka chati enne meditatsiooni tegemist läbi siit. Aga mis on sinu tänane kaasavõtt, sa võid mulle täitsa öelda. Ja joo vett ka, et ma võtan ka siit ühe lonksu, sest ma olen rääkinud juba 40 minutit, jah. Jah, anna mulle teada, mis on su tänane kaasavõtt? Nii. Et kursuse sa saame sinu kehad, siis ei ole nii, et sa õpid mingeid meetodeid, vaid me teeme konkreetselt siis osalejatega tööd seda, et õpetada sinu kehale, võtta ta maha siis sellest stressisituatsioonist, jah. Jah. Ja täiesti personaalne kursus on. Ja kui tõesti tuleb, kuna see on nagu selline beebikursus, ma ei ole seda kunagi varem teinud, võib-olla tuleb mõni moodul juurde, ma ei tea. Võib-olla teeme natuke kauemaks seda kursust, oleneb, kui ma tahan, et te kõik saate heasse kohta, kes te seal otsa osalete. Mõnikord ma teen mõnikord kauem mõnda kursust, jah. Ja veeteema. Jalgadesse enamasti koguneb, minu isa naisel kogunes vesi kopsu, jah, täpselt. Et ma ka siin olen kokku puutunud inimestega, kelle emadel on vesi organismi niimoodi kogunenud, et isegi liitrite viisi on võetud iga päev välja vett. Nii et tegelikult see on ja see läheb hullemaks vananedes, eks ole, nii et see on, Urve noogutab pead, et ta teab kõige lähemalt seda teemat, eks ole, mis võib juhtuda meiega, kui me ei tööta oma naise energiaga. Ja loomulikult selle kursuse tulemusena äratad sa oma naiselikku energia, jah, feminiinse printsessi ja nii et see on ka, suhted su mehega kindlasti muutuvad, on ju, meessooga, on ju, maskuliinse energiaga seoses tasakaal läheb paika. Nii et see on ka see asi, mis on nagu kõrvalnähe. ja kõrval nähtakse ka see, et sa hakkad neid äritegevusi tegema, nagu ma selle kliendiga siin rääkisin, on ju. Et, et see protektor osa ei olnud nõus, siis energia osa ei olnud nõus enne lubama, kui ta sai sinna energiasse. Jah, nii et ka see võib olla, on ju.
Protector on kaitseosa siis, et meil on erinevad energiakaitsjad, nagu sa võib-olla oled mu webinaridel käinud. Ja siis meil on erinevad energiakaitsjad sees, mis siis meie alateadus ei taha lasta meid sinna, kus meil on pahasti läinud, on ju, jah. Kas me oleme saanud ebameeldivaid kogemusi, siis ta hoiab meid väga ära nendest ebameeldivatest kogemustest. Näiteks kui minu emal oli näiteks, ma räägin sellise loo teile, et kuni te siin kirjutate tagasisidet täna selle webinarile, julgelt pane, sest kui ma saadan meililisti, siis keegi ei viitsi muidu vaadata, kui seal ei ole mingit tagasisidet, et osalejatelt, et kirjuta mulle, mis sul täna kaasa võtta on ja kas sa soovitad seda webinari järgi vaadata kellelegi. Nii et ma annan sulle ka aega, ma natuke räägin sulle mõne loo, mis on hästi selline illustratiivne. Minu emal oli selline asi, et ta ostis uue auto ja aastaid tagasi, noh, see oli ikka üle 25 aasta tagasi. Peugeot 206, selline ilus pisike selline ümmargune auto oli. Ma igale poole sai liiklema ja otse siis sõitis siis auto esindusest välja ja meie koju siia hoovi sisse. Ja kui ta hakkas minema esimesele sõidule, mis juhtus, oli see, et ta sõitis väravaposti vastu auto külje sisse. Jah. Ja mis juhtus selle tulemusena? Minu ema enam kunagi ei läinud selle autorooli. Jah. See oli tõesti 30 aastat tagasi ja nii ma sain oma esimese auto. Nii et ei ole halba ilma heata, eks ole, jah. Aga saate aru, mis toimus, on ju, jah. Jah. Ta oli seda autot, ta võttis selle isegi järelmaksuga, on ju, jah. Liisingusse nii-öelda, jah. Jah. Maksis väga kaua seda autot. See auto oli 3 aastat meil garaažis, ilma et keegi oleks sõitnud. Mina veel käisin koolis siis, jah. Ja siis ühel hetkel siis, kui ta oli piisavalt kaua seal garaažis seisnud, siis ma olin ainuke peres, kes julges küsida, et kas ma võiksin sellega sõita. Ja siis ta ütles, jaa, võid. Ja kunagi hiljem tema enam ei sõitnud ise, vaid alati leidis endale kellegi, kes oli autojuhiks mingil oma autoga, teise autoga, mitte sellega muidugi, sest see oli tema auto. Jah. Et võib-olla seal on ka elus mingeid asju, mis on siis see emotsionaalne turvatunne ja. Nii et mis oli su täna kaasa võtta siit, kirjuta, kuidas oled sa rahul, et sa selle tunni 45 minutit minuga veetsid? Pane chati mulle siis tänane tagasiside, siis äkki keegi tahab veel kuulata seda, kui et selle koolituse tulemusena sain aru. Või mis sul oli, kas sa soovitad seda vaadata? Ja veel mõni hea lugurääkija, mis illustreerib, ongi võib-olla see turvalisus on ka seotud siis närvilisusega, eks ole. See kõik igasugused kaelavalud, õlgade valud, väga paljud mu kliendid, kes tulevad, neil on kuskil valus, on ju, jah. Seljavalud, need on kõik seotud ka just selle pingutusega, ma pean pingutama elus, on ju. Ma pean elu võitlema, jah, sellised uskumused, jah. Kui elu on võitlus, siis on kogu keha nii pinges ja kui sa massööri juurde lähed, siis sa võid leida, et massöör ütleb, et su keha on nii pinges, jah. Ja mul on olnud kliente, kes käivad ühe massööri juures ja siis see massöör ütleb, ma ei tea, mis sa tegid vahepeal, aga su keha on nii lõdvestunud, jah. Ja siis ta on minu juurest ühe sessiooni teinud, jah. Nii et mu kliendid mõnikord kirjutavad nii. Nii et hästi, aga ma lõpetan tänase webinari ja kes siia otsa jäävad, siis teeme teiega meditatsiooni, aga selleks ole hea, ma ootan, et sa pane mulle tagasiside siia ära ja siis need, kes tagasisidet panevad, siis ma jätan siia meditatsioonile. Et muidu ma teid tagasisidet vist ei õnnestu saada, sest eelmise korral ma väga palju tagasisideid ei saanud kahjuks. Nii et täna on siis niipidi väike kingitus sulle tagasiside eest, ütleme siis nii. Aga kui sa seda vaatasid siis järgi, siis ka jäta mulle siia kommentaaridesse tagasiside. Ma väga tahaks teada, kas see oli midagi sulle väärtuslikku, mis ma täna jagasin, sest ma veetsin sadu tunde seda kõike õppides Marisha Peri juures ja see oli päris kallis programm, mida ma läbisin. Oluliselt palju, kümneid kordi kallim kui see 4,97 € maksav kursus.